Nii, tere varapäeva. Et mulle Ave ettekandes meeldis see slaid, kus ta oli nagu ära jaganud, kes tegelevad pärandiga. Ja see oli üks kategooria oli huvigruppide esindaja. Et mulle meeldis sõna ekspert, eriti kui ekspert tuleb Brüsselist või Tallinnast, siis kõik vaatavad võõriti, et me oleme Tartus, võib-olla natuke vaadata meid leebemalt, eks ole, aga me ei ole eksperdid ja me täiesti tunnistame, et ilma kohaliku kogukonnata maastiku hoid või loodushoid tegelikult ei toimi. Ja sellised projektid on väga tänaväärsed projektid, kus me saame suhelda kohaliku kogukonnaga ja võib-olla isegi midagi kasulikku nende jaoks ära teha. Euroopa projektidega on väga lihtne, et sealt tuntaks kui eelkõige finants poole vastu ja sisu tihtipeale ei olegi nagu tähtis. Aga sellised projektid nagu Lahemaal on olnud väga sisulised ja tegelikult mul kokkupuude on Lahemaaga projektide näol on paarkümmend aastat, et me tegime kuskil 9 aasta keskel kõikides Eesti rahvusparkides uuringud, mida oleme hiljem korranud, et kuidas kohalikud on rahul loodushoiuga, mis on probleemid. Ja 20 ja rohkem aastat tagasi muidugi see pilt oli tunduvalt nukram kui tänasel päeval. See oli aeg, kus Karulas hirmutati lapsi looduskaitsjatega, eks ole, aga see on muutunud. Et Matsalon on kogu aeg aastate jooksul kõige positiivsem näide, aga kõikides rahvusparkides tegelikult trend on positiivne, et rohkem ja rohkem inimesed on rahul sellega, et nad elavad kaitsealal rahvuspargis ja loomulikult on teatud arusaamatusi, teatud piirangutega, nende menetlemistega, aga üldfoon on ikkagi trendis positiivne. Iga projekt on nagu sünnitab uue projekti ja see sama projekt, millest täna räägime, on tegelikult selle juures võib-olla ulatuvad kuskilt 10 aastat tagasi, kui 2007 toimus see pikalt tehtud, kaunilt tehtud kaitse-eeskirja järjekordne avalikustamine ja siis mul oli võimalus selle osaleda. Ja ma mäletan ühte koosolekut siin samas Leie rahvamajas, kultuurimajas või Kolgaküla, ei ta oli siin. Leesi rahvamajas. Käisime igal pool, et kohalik keegi külamees ei ole rahul seal ühe metsa sihtkaitsevööndiga, mis oli tõmmatud metsast rannani välja. Ja siis ta küsis, mis selle loodusmetsa nagu väärtus on. Ta ütles, et minu vanaisa pani siin kartuleid, tähendab, ta rääkida siin loodusmetsast. Ja siis tuligi välja, et tegelikult Keskkonnaametil või tol ajal Looduskaitsekeskusel ei olnudki teada andmestikku, kuidas maakatte on muutunud. Et me ei tea, mis siin 100 aastat tagasi oli. Ja siis tuligi see töö, et koostada maakatte andmebaas Lahemaa rahvuspargis. Ja tänaseks päevaks on kõikide rahvusparkidele, mitte kõige uuemale Alutagusele maakatte andmebaas koostatud lisaks veel Otepääle ja Haanjale ja selle alusel tegelikult me saame nagu vaadata, mis on toimunud. Me tegime tegelikult tööriista. See on tegelikult see, et me ei ütle, mis on lõplik tõde, et kui me tulime seda maakatte andmebaasi tutvustama ja me olime selle Lahemaa soneerinud siis erinevate väärtustsoonidesse, siis ka kritiseeriti meid, et kuule, et tuleb mingisugune mees sepp ja ütleb, et siin on väärtuslik ja siin ei ole, et me ise teame, tähendab. Aga see oli tööriist tegelikult ja see on olnud väga hea tööriist, kui seda õieti kasutada. Ja tänasel päeval siis me oleme jõudnud Lahemaa karjakasvatusuuringu esmatutvustamiseni ja see on ka selline eriline projekt, et me ei räägi sellest, mida meie tahame teha. Tegelikult selle uuringu projekti lähteülesanne on kokku pandud Keskkonnaameti poolt koostöös kohalikega, et me oleme teinud seda, mida me nagu siis meil on palutud teha. Ja täna siis mina olen soojenduspäind, põhiesinejad tulevad alles, minu head kolleegid, kes räägivad siis, kuidas ajalooliselt on karjakasvatusega siin lood olnud paari küla näitel, et millised praktikad, kui palju oli loomi, palju oli inimesi, kes loomi pidasid, et mis oli see traditsioon ja just 4 ajalõigus, et ma ei hakkagi siin nagu siis detailidesse minema. Ja teine, mida ma natuke tutvustan sisulise poolt, on ka siis et milline on see karjamaade olukord teatud juhtumuuringute näol. Et analoogne projekt tegelikult algatati paar aastat tagasi Maaeluministeeriumi poole poolt ja just see küsimus on selleks, et kas on vaja lisasöötmist rannakarjamaadel või luhtadel. Ja et just nimelt vaadata, milline on see toiteväärtus erinevatel
rohumaatüüpidel ja mis võiks olla nagu võimalik loomade arv, et jah, nagu Aleski ütles, et noh, kui lihtsalt loom sööb ja elutseb, siis tegelikult ju noh, mingid reoste probleemid ei tohiks olla, eks ole, et aga kui on lisasöötmine, siis on juba lisakoormusega on tegemist. Ja ka siin Lahemaal siis eelmine aasta me ei saanud oma tööga alustada, kuna oli erakordselt ilus suvi, mis tähendas väga suurt põuda ja rohi lihtsalt ei kasvanud ja me ei ole midagi teha. Aga sel aastal me oleme tublid olnud, et oleme need täna näete ka seal rannakarjamaal, et seal on mõned sellised katsealad nagu väljas. Aga meil on siis tõesti eesmärk vaadata siis seda, analüüsida rohu kvaliteeti, toitu väärtust, just nimelt teha siis keemiline analüüs ja määrata ära siis makro- ja mikroelemendid ja ka biomasse. Ja me valisime siis tegelikult need katsealadeks rannaniidud, aruniidud ja jällegi vist ma saan aru, et meil on kahte tüüpi aruniidud, et on happelised aruniidud ja meil on ka alused aruniidud olemas, siis üks loopealne ja tegelikult need luhad, mis meil alguses pidi olema, seal tegelikult on aruniidud, sest seal ei toimu üle ujutamist, et tegelikult nad ei lähe luhaniitude vist kategooriasse, luhaniite midagi üks oli piiri peal. No piiri peal tegelikult jah, võib niimoodi öelda. Loodus on üleni tegelikult piiri peal. Ja siis tänu siis koostöös kohalike loomakasvatajatega meil on siis välja valitud 4 või 5 piirkonda. Me oleme siis ka esimese niite teinud. Niite tähendab seda, et meie tublilt tütarlapsed kääridega lõikasid selle katseriba ala paljaks. Aga täna siis me oleme Tammiku külas, kus on siis rannaniit, siis Uuri külas ka Imbituli on siis tegelikult aruniit, Appeline aruniit, Vihasoos on meil taastatud rannaniit, Uuri külas on meil siis tegelikult jah, Uuri külas on meil siis kaks aruniitu ja üks võiks loo peal olla, aga need on siis tegelikult need aruniitud, mis on aluselised ja Kolmekülas on siis nagu lamminiit ja aruniit, et siin te näete nende paiknemist. Me panime need alad välja või mai algusesse ja siis kuskil kuu aega hiljem või kuskil 10. juuni paiku me käisime. Et me ei ole nagu kõiki nüüd analüüsinud, aga mis on nagu lõplik on nagu see biomass, mis ma nagu välja tõin, et tegelikult mõnel ala puhul on nagu ühel karjamaal on 3 proovitükki, seal me võime rääkida keskmisest. Aga me määrame ära siis, mis on dominantliigid, me tegime ka üldliigi nimekirja ja tegelikult see liikide arv ei näita mitte midagi, ta midagi näitab, aga tegelikult meid huvitab see, et kui palju on nagu siis antud koostöös omaseid liike ja palju on siis tegelikult mitte omaseid liike ja loomulikult kui me räägime taastatud karjamaast, mida on taastatud 1 või 2 aastat tagasi, siis seal tegelikult omaseid liike on küllaltki vähe, aga see nii nagu Artur ütles, tegelikult see väga kiiresti muutub, eks ole, me võime öelda, et kui me jätame karjatamise ära, siis võib-olla või hooldamise siis 2-3 liiki kaob aastas tihtipeale ja samamoodi siis tegelikult võib-olla liikide arv ei muutu, aga siis tulevad õiged liigid, siis see on nagu oluline ja asi lähebki ilusamaks ja kõik õitsele. Et kui vaadata nagu neid biomasse, siis kui me kultuurheinamaalt saame seal 3 liitega kätte seal, ma ei tea, 12-13 tonni heina või isegi võib-olla rohkem, siis kõige produktiivsemad olidki huvitavalt needsamad rannaniidud siin Tammistu külas, et isegi ütleme seal keskmiselt, see on nagu esimene niide, eks ole, me suve jooksul võtame 2 korda veel, eks ole, siis summeerime kokku, saame nagu kogu vegetatsiooniperioodi biomassi ja see aasta ma arvan küllaltki keskmine aasta. Tegelikult on minust see aasta ikka suht lopsakas. Lopsakas, jah. No te teate parem, mina olen ikka linnapurle, tähendab, ei tea nii hästi, eks ole. On hea aasta, eks ole. Et need arvud tulid, selle sama Tammistu keskmine võiks olla siis kuskil, mitte keskmine, vaid praegu see esimese 2,1 tonni võiks tulla, tähendab, oli paremaid ja halvemaid kohti. Kui me võtame Sahetalu aruniitu, siis seal olid juba need, me saime grammid, eks ole, et me räägime kuskil seal 500-600 kilogrammist
samas liikide arv oli seal väga kõrge ja ma just, mulle meeldis Imbi, kui ta rääkis, eelmine kord oli üks uuring olnud, kas olid Maaülikooli inimesed ja siis nad ütlesid, arvestades seda biomassi kogust ja toitelementi, siis teie lambad peaks olema surnud tänaseks päevaks, aga nad ei arvestanud seda, et seal on nagu Eesti maatõugu lambad, kellel ongi natukene vähem nõudlust, eks ole. Ma loodan, et meie tulemustega nagu rohkem midagi pihta hakata, kui öelda, et teie lambad on pool surnud või mitte, tähendab, aga noh, need tulemused kindlasti tulevad ja te oskate neid kindlasti väga hästi ka interpreteerida. Ja Saetalus oli tõesti see, et see rohi hästi väikseks, madalaks söödud, aga seal aia sees oli päris palju seda ilu ja liigirikkust. Jällegi, mul ei ole neid, ma ei hakka välja tooma, aga meil on nimekirjad olemas ja pärast vaatada, kui palju siis neid liike on. Ja Saetalus on tegelikult, ta on muutunud nagu polügooniks, seal on meie kolleegid teevad ka uuringut, et mida lammas eelistab süüa ja mis järjekorras, et tegelikult lammastel on siis küljes kaamerad ja siis filmitakse ja pärast vaadatakse seda film läbi ja siis pannakse kõik liigid kirja, tähendab, et mis järjekorras, kui kaua ta midagi sööb ja siis püüate korrelatsiooni. See on tegelikult väga oluline, et üks asi on nagu need liigid tuleb, aga see on nagu täppis rohumaade hooldus, et ma käisin just paar nädalat tagasi Belgias, oli üks Natura nõupidamine, me käisime Nõmmedel ja seal taastatud Nõmmel kasutatakse lambaid ja siis karjus ja koer ja see karjusel on kaart ja siis kaardi järgi vaatab, et kuidas ta peab koer ajama, et kus kohas, kui kaua, mitu päeva või mitu tundi ta peab nagu karjatama. Et just ära süüa teatud võsa või neid võrseid, tähendab, et see asi on läinud edasi niimoodi, et samamoodi see on ka väga innovatiivne uuring, et nagu vaadata, iga loomalik, iga tõug tegelikult nähtavasti nagu inimesed eelistavad teatud taimi rohkem võib-olla, et see on väga huvitav uuring, et Iivi võib pärast rääkida, kuidas Tiiven ütles, et mul on palju seda materjali oli, neid filme, tähendab, vist 1 terabait tuli peaaegu kokku, tähendab, et me pidime seal kõvasti mälu juurde ostma. Et need tulemused ja samamoodi vihasoo, et vihasoo on taastatud roostik ja seal on neid liike hästi vähe. Ja ma isegi arvasin, see rohu kasv võiks olla nagu võimsam, aga seal tuli ka napilt niimoodi, praeguse järgi kuskil seal tonn heina võiks tulla. Ja seal olid ääretud uudishimulikud. Teadushimulised, jah, et oleks kõik lehmad, tähendab, et nad piirasid kogu aeg seda aeda ja me mõtlesime, et ma ei tea, kas jällegi linna inimese arusaamine, et ma ei tea, kas neil soolapuudus, nad tahtsid meid kogu aeg lakkuda, lakkusid kogu aeg selle kotti ja meid kogu aeg, et oskab keegi öelda, et miks pärast nad tahtsid meid lakkuda, jah? Siin ma vaidlen vastu, et minul on jällegi vastupidine kogemus, et me tõime mineraale juurde lehmadele, kes seal rannakarjamaal on. Nad ei puutunud. Absoluutselt, jah. Absoluutselt. Me ise mõtlesime ka, et nad saavad mineraali nii palju sellest rohust ja kõikidest nendest taimedest, mis on mineraalirikkad seal. Aga ma arvan, Kalevi küsimusele vastus on palju lihtsam, et seal on ilmselt käinud inimesed kotiga ja midagi kotist, kas kuivatatud leiba või midagi võtnud ja kontroll ei ole, ta teab kohe, kus koha pealt küsida. Ja nad tulid just selle kotti vastu eriti ja siis tema sealt on tavaliselt midagi välja ja maitsvad. Ja meil endal oli sama mõte, tähendab, et tegelikult rannakarjamaal peaks sisaldama oi kui palju mineraali asju, et seal ei ole lisa asja vaja tuua, eks ole, aga väga uudishimulikud ja toredad residentsid. Ja siis Võhmas, kus me alguses mõtlesime, et võiks olla seal kõik need loopealsed, aga tegelikult need 2 karjamaad on endiste põldude kohal, et milleks on nüüd enam-vähem arumiiduks saanud, üks on võib-olla enam-vähem Alvar. Ja siin ka siis tegelikult see rohukasv on tagasihoidlik olnud dominante ja vaadata, mis seal on, et tegelikult dominant näitab ka päris palju ära, et mis seisus üks või teine maa on, et kindlasti me teeme detailse analüüsi ja vaatame siis palju nõibid ja valesid taimeliike. Ja siis viimane saruniit, mis tegelikult on taastatud 2 aastat tagasi seal jõe ääres, et seal on ka tegelikult väga mosaiikne see ja kes tervikut pilti veel ei ole ja rohukasv on seal päris head, et need on siis praegused tulemused, mis puudutavad seda rohu kvaliteeti ja asi läheb huvitavaks siis, kui me saame need labori tulemused kätte
me kindlasti võtame veel augustis või septembris proove, et mida laboris analüüsida ja siis viimase rohu lõike saada kogu selle vegetatsiooniperioodi biomass kätte, teeme siis oktoobris kuskil, et siis summeerub see aastane biomass sealt ilusti kokku. Ja see, mida nüüd Maarja täna räägib, mis on võib-olla selle uuringu kõige huvitavam osa ja kõige vajalikum kohaliku kogukonnale, et kui palju siis ikkagi on neid inimesi, kes teda mõtted toetavad, et me peaksime neid rannakarjamaid avatud hoidma, kui palju on neid inimesi, kes pakuks oma maid rendile ja kui palju on siis neid, kes võtaks rendile, et meil on pakkumise ja nõudmise vahekord. Aga hetkel on, jällegi, ma saan täitsa aru, et meie küsimustik on ka väga pikk ja inimesed pole aeg, et meil on paarkümmend vastust tulnud, et kui saaks ikkagi 50-60, et siis me loodaks võib-olla väga kohaliku kogukonda või isegi veel rohkem huvi, et praegu on vastan tõeliselt niisugused inimesed, kes tegelevadki siis loomakasvatusega ja on asjaga kursis, aga just igas külas vähemalt üks vastus tuleb. Jah, et oleks propagandat paremini. Jah, et siin ongi nagu pärast arutada, kuidas saada seda ja see on väga moodne rakendus, et Need on need küsimused, külavanematel ülesanded. Ära üldse küsimustik oli minu arust väga lihtne ja kiire ka. Ma vastasin, ära läks küll võib-olla 10 minutit. Veerand tunni, jah. Et kui sa kaarti ei imetlema, läheb kiiresti. Kaitsekorraldus ka, koostöökogus, et mingi tähtaeg ja külavanemate külade sisend. Et see oleks hästi vajalik ja see oleks tõesti väga vajalik. Ilma ei saa, meil on see opereeriva. Ja kindlasti on ka igas külas paratamatu ka neid, kelle ei meeldi, et need loomad seal on, eks ole, ja häälitsevad ja takistavad, eks ole, aga mõtleme positiivselt, et ikkagi ja et kui me tahame tõesti seda kunagist olukorda nagu osaliselt taastada ja need rannakülad natukenegi avatud hoida, siis ei ole meil muud, võime jalgraja sisse niita, eks ole, ma saan aru, aga maastikupilt sellega ei rikastu ega lähe ju paremaks, et ääretult vajalik, et Maarja räägib esimest tulemustest. Ja tänaseks päevaks on ka tehtud, maakate andmebaas on täiendatud siis kraavivõrgustikuga, et kahjuks kaardi pealt ei tule välja kraavide seisund tegelikult, mis on tegelikult olulisem, et saada teada, milline on niiskusolud siis seal karjamaal, aga meil on see olemas ja seda me kasutame siis pärast analüüsil, et hinnata, et millised alad võiks nagu esmajärjekorras taastada. Nii et ja see projekt lõpeb siis kaitsemeetri välja töötamise soovitustega eelkõige Keskkonnaametitele ja loomulikult kohaliku kogukonnale, et kuidas neid maid kasutusse võtta, et väga tore, et siis esimene juhtum ka selle kaitse-eeskirja osas on nüüd menetlusel, et iga algus on raske, et kui üks nagu ellul oli ka väga raske seda taastada ja sai seal ka pahandada, eks ole, aga ega muud võimalust avamaastiku saavutamiseks ei ole, kui taastada ja taastamise üks on vähe, et me võime seda hakkama hooldama ja majandama. Kui üks hea näide on ees, siis on lihtsam. Jah, alati on see esimene on kõige keerukam. Üks ajal oli see laevatüüpi näide loa ja selgus, et võttis ka kõvasti aega. Aga minul sai, mitte jutti sealt otsa, aga aeg sai Annad sõna teistele. Jah, et soojenduspänd ja aeg sai otsa nüüd, et siis Kas me räägime nüüd edasi äkki sellest küsimustikust või ajaloost, kahe küla ajaloost? Küsimustikust ikka. Hakkame ajaloost peale ja siis läheme küsimustikku. Kui mulle on küsimusi, võite praegu esitada või pärast, et see oli mina lihtsalt nagu sissejuhataja. Aga mul praegu siis äkki. Mul on sulle üks küsimus. Sul on valasem kogemus kindlasti, et kui sa sellise uuringu teed, et kui palju siis kaitsemeetmete väljatöötlejad sellistega arvestavad? Kui oluline see... See oleneb, ma nüüd vastan nagu poliitik tähendab, et ma oskan poliitikud ka lugeda. Jah, et oleneb juhtumuuringust, et kui me võtame selle Lahemaa nagu selle maakatte töö, eks ole, kus me tegime tsoneeringu, siis tegelikult kogu Lahemaa tsoneering joonistati meie järgi ümber, et kui algselt oli seal mingisugune 30+ piiranguvööndit, siis pärast sai neid järgi vist 11, eks ole. Aga alati
ma nii optimistlik ei ole tegelikult, et noh, kui me räägime, me nõustasime rohelise võrgustikul planeeringu tegemist Eestis, me andsime ette nagu tüüpsoovitused, milliseid kasvutingimusi nagu võiks kasutada. See näidetena nagu õpikus, eks ole, siis keegi kohalik omavalitsus kaasa mõõtama, võtsin meie näited ja midagi eriti täiendanud niimoodi, et kõik läks kasutusse, aga mõttetult läks kasutusse jällegi, et me loodame, et vähemalt see on abiks, et see on meie soovitus, et palju kasutusi võtab see sõltub nagu Keskkonnaametist. Ma võin täiendada Kalevi vastust, et võib-olla see pool, mis sa just ütlesid, et see pool tõesti ei ole nii optimistlik, aga näiteks ma arvan, et Lahemaa kaitse-eeskirjas või kaitsekorralduskavasse sisse jäänud see nii-öelda muudatus, millele Ave ka viitas, see sai üldse toimuma ainult tänu sellele, et te olite selle uuringu teinud. Siis kui me nägime, et meid visatakse sealt ukse taha, siis me ju korraldasime eraldi koosoleku, kuhu Kalev sõitis spetsiaalselt, eks ole, valmisesse kohale ja ma julgeks öelda, et täna on see olemas ainult sellepärast, et see töö tehtud oli. Kui seda tööd ei oleks olnud, me oleks olnud kadunud selle kogu juhtum. Teine asi oleks olnud, et seesama, et mis asi see traditsiooniline pärandmaastik on, mida ühelt poolt kohalikud küsivad, aga teiselt poolt ka kultuurmaastiki kaitserežiimi puhul on see uuring olnud ikka väga hea. Et selles mõttes ma arvan, need uuringud on üliolulised, lihtsalt tuleb leida see hetk ja see meetod, kuidas seda siis eesmärgipäraselt kasutada, et kui ta lihtsalt uuringuna on, siis poliitika või regulatsiooni kujunda ei pruugi seda muidugi nii-öelda. Aga see kõik on siin kuskil nagu pisikeses nullis praegu. Ja ma arvan, see oli väga mõistlikult sisse kirjutatud just nimelt juhtumi põhiselt. Tegelikult seal on olemas tegelikult juba looduskaitsesisene enda konflikt, et meil on, eks ole, loodusväärtused võib-olla metsa näol ja meil on olemas, eks ole, kultuuripärandi väärtused. Me tahame taastada, peame metsa maha võtma, seal tekib uus probleem, eks ole. Aga kui teha nagu juhtumi põhiselt ja kui tõesti on seal mingisugused kaitsealused liigid või on juba tõesti väga... Elupaigadirektiiv, siis ei ole, siis tuleb öelda, et on loodusdirektiiv. Loodusdirektiiv, jah. Ja me algas nagu loodusdirektiiv, jah. Aga teiste rahvusparkidega koostöös olete seda teinud ka, teate, kuidas nende olukord on, et ma tulen Karula rahvuspargist, et seal on tegelikult olud hoopis teised. Et kas iga rahvuspark võtab aluseks oma uuringu ja mingid üldised tsentraalsed ikka, tegelikult see algus sai siit, aga tegelikult igale rahvuspargile oleme teinud, et Karula me tegime 2016 ja praegu tehakse uut kaitsekorralduskava ja eeskirja, et see on ka väga kaitsekorralduskava tehakse, jah. Ja seal on see küsimus, tuli ka veel, et ma tean, Henri Järv käis seal ringi ja tegi, et see on ka nagu sisendiks, et need aitavad kaasa, see ei ole mitte lõplik tõde loomulikult, aga teatud juhtudel on sisse olulisi punkte, et ma ei oska, Alex oskas öelda. Kogukonnal on siis kõvasti. Ja Matsulu kohta, et te olete enne ka teinud oma selle magate muutused, et abiks ikka, eks öeldakse. Seal me avastasime, kui me koos vaatasime, et ilmselgelt nagu need erinevad kartograafid 19. sajandil olid lihtsalt, nägid erinevalt, et kelle jaoks oli kes ühesuguse, sisuliselt samasuguse koosluse märkis, kes metsaks ja kes karjamaaks, aga kuivõrd oligi mõlemat korraga. See oligi just Matsalu puhul. Ja muidugi kõige jubedam on Otepää, sest seal on nagu neid väikseid soo silmasid on niivõrd palju ja seal on need kartograafid ikka väga märkinud, et seal tuli neid üksikuid erimeid väga palju, et me pidime puhastama, aga muud võimalus, mille ajaloos tagasi minna ei ole, et me peame lihtsalt nagu ütlema, et see 5% on mingi hallala, mida me ei tea, aga ikkagi suuremad muutused me saame sealt ilusti kätte, et see on nagu... Teine asi on see sama põhimõte, et juhul, kui on täpsem kaart ja näidata 19. et see sama põhimõtte pealt sa saad ju täpsustada neid süükondi. Et see on nagu töövahendina on hästi kasulik, et ja kui kas vinnata potentsiaal, et me teame, et see nüüd Ranna Karjamäe jäi siis kuskil pärast teist maailma seda piirivalve tõttu kasvus välja või 20 aastat, et sealt tuleb nagu see tagasi ilusti.
et mõistlikult kasutada, see on nagu. Aga uuringusse on siis sisse kirjutatud jätkutegevused ka, et kes on regulaarne, jäädaksegi tegema mingite intervallidega või muidu ei ole selle midagi teha, kogukonna soov on. Kaitsevalvetuskavas on kogukonna initsiatiivid ja soovid, et see ei ole midagi, mida saaks riik nüüd öelda, et hakake nüüd nagu see on ikkagi nii-öelda projektipõhine, rahastus on projektipõhine. jah, et antud juhul see on nüüd küll väga, ütleme see maakate asi on võib-olla suuresti ikkagi Keskkonnaametile, eks ole, et oleks nagu töövahend, kuigi ka igal inimesel huvitav vaadata oma talumaade muutus, eks ole. Aga selline uuring oli siis tõesti eelkõige või väga suures osas suunatud kohalikule kogukonnale. Ja muidugi ka infoks Keskkonnaametile, et milline on kohalike elanike meelsus, valmisolek, palju on huvitatud entusiaste, kes tahaksid kariloomade arvu kasvatada või rohkem maid rentida, see on nagu kõik. Võib-olla see ka rohumaade potentsiaal, mis tegelikult on. Okei, lõuna surub peale, lähme edasi. Aitäh! Aitäh, Kalevile! Nii.